Teist korda järjest olen siin tahvli juures. Praegu kuidagi meeldib sobib. Saan siin selgitada, näiteid anda, rääkida, mis maakler saab teha, mis ise saab teha. Aga hindamisakt siis. Tänasel turul võiks öelda, et hindamisakt, enam-vähem igal pool selline probleem. Valdav enamus ostjaid on ju pangaga ja hindamisakt lihtsalt tuleb madalam kui see hind, millega ostjad turult on valmis ostma. Turg on lihtsalt nii piisavalt kiiresti kasvanud, hindajad ju vaatavad paari kuu taguseid tehinguid, et akt selle põhjal tulebki madalam kui see, kuhu turg juba reaalajas liikunud on. Aga on turusegmente, kus see probleem on kohe eriti selge. Sellepärast, et käärid hindamisakti vahel, see, kus akt reaalselt tuleb ja mis turult on valmis ostjad pakkuma, on juba piisavalt suur. Ehk vaatamegi täna seda teemat natukene. Miks see nii on? Kellel on see siis selliseks reaalseks probleemiks ja mis siis müüjana sellises olukorras teha? Esiteks, miks ma ütlen, et hindamisakt on tänasel turul probleem? Elukondliku kinnisvara hinnatakse võrdlusmeetodil ehk vaadatakse, millised on reaalsed juba tehtud tehingud sarnaste varadega, vaadatakse seda hinda ja siis hakatakse seda vajadusel kohandama. Näiteks ütleme, et hinnataval varal siseviimistlus oli visuaalselt parem kui siis võrreldaval varal, mis on reaalne tehing kunagi tehtud, siis kohandame hinnatava vara väärtust 5% üles. Ja neid kohanduskriteeriumeid on ka seal mitmeid, ehk selle põhjal siis selline hüpoteetiline turuväärtus tekib. Aga kui ostja tuleb pangaga, mis enamasti nii on, siis hindamisstandardi järgi elukondliku kinnisvara puhul võrdlusmeetodit tuleb kasutada, ehk sellest me ei pääse. Nüüd käärid turu ootuste vahel ja reaalsete valminud hindamisaktide vahel tulevad sellest, et hindajate jaoks seda võrdlustehingute andmebaasi uuendatakse korra kuus. Ja kuna hindaja peab leidma nüüd võrdlemiseks üldjuhul 5 võimalikult sarnast vara, siis see tähendab võib-olla Põhja-Tallinnas 2-toaline Pelguranna asumis, värske remondiga, Hrušovka tüüpi majas ehk väiksema planeeringuga 2-toaline. Selliseid tehinguid tehti võib-olla seal viimase 3 kuu jooksul 5 tükki. Järelikult juba sellest tulevad võrdlusesse sisse vähemalt 3 kuu vanused tehingud. Turg selle aja peale, mis on teinud. Ja see on näide oli väga likviidsest turust. Kui sul on vaja vana linnas 5-toalisele korterile leida võrdlustehingud, vanalinnas suuremate korteritega võib-olla tehakse üldse aastas 5 tehingut. Nii et viide hindamisakti võrreldes siis, kus turg reaalajas liigub, kuu aega viidet on niikuinii sellepärast, et tehingute andmebaasi uuendatakse korra kuus ja edasi juba tõenäosus, et kui palju sarnase varaga tehinguid on tehtud, suure tõenäosusega sul hindamisakti tulevad niikuinii seal kuskil 2-3 kuud vanad tehingud sisse. Teiselt poolt turul toimib selline mehhanism nagu nõudluse pakkumise tasakaal. Kuna pakkumine praegu on piiratud võrreldes inimeste sellise sooviga, tahtmisega enda elujärge parandada, siis hinnad liiguvadki üsna tempokalt ülespoole. Turul pakkumine on piiratud, kuna inimestel tegelikult soov on küll uude majja korter osta, ridakas osta, võib-olla uus maja osta, aga uusarendusi valmib võrdlemisi vähe. Seetõttu ka inimesed tihti ei hakka enda praegust kodu isegi müüki panema, mul ei ole kuskil edasi liikuda, aga nad turul jälgivad ostjatena küll. Seega nende praegune kodu, kus nad elavad, võib-olla see ei jõua ka järelturule ja samamoodi järelturul siis pakkumine on piiratud. Või siis panevad mingi ulme hinnaga müüki, kui keegi hull ostab, küll ma siis müün, siis mõtlen, võib-olla lähen üürikasse nii kauaks, kui endale uue leian. Ühesõnaga, piiratud pakkumise tingimustes hinnad liiguvadki ühes suunas. Kui sa vähegi
turul müüjana müügist head hinda proovid saada, siis suure tõenäosusega hindamisakt on sellest veel maas. Räägime ka põgusalt, mis siis juhtub, kui hindamisakt tuleb madalam. Mõni ütleb, et see on ostja teema, tema ju tahab laenu. Jah, aga siis tihti tulebki kas müügis allahindlus, no ostja leidus, liigute tehinguga edasi, hindamisakt tuleb madalam kui see kokkulepitud müügihind, millega te olite minemas. Mis ta teeb? Küsib teilt ka allahindlust. Kui teil teisi ostjaid parasjagu ei ole, mis sa siis teed? No, võib-olla ütleb talle ära, hinnas alla ei saa, müügiprotsess pikeneb. Võib ka nii olla, et keegi ostja leidus, temaga siis liigute edasi, teised ostjad panete pausile, jõuab asi aktini, akt tuleb madalam, tema mis teeb, küsib allahindlust, teie ei anna, müügiprotsess pikeneb. Kui müük juba pikeneb oluliselt seal Q2, järgmised ostjad juba teavad, okei, see on pikalt üleval olnud, saab allahindlust küsida. Võib ka minna seda teed, et teete ise hindamisakti ette juba ära või siis lihtsalt ütlete ostjale, et kuule siin tõenäoliselt hindamisakt tuleb allapoole kui müügihind, aga kui ostja saab selle info enne, kui ta on lõplikult teie korterile jah öelnud, ta on otsustanud, siis tihti see kas ehmatab ostja ära või ta küsib allahindlust. Aga tihti ka sellises olukorras, kus hindamisakt tulebki madalam kui kokkulepitud müügihind, ostja kukub, teil müügiprotsess pikeneb, kõva oht, et tuleb allahindlus. Siin on nii palju kohti, mis võivad pekki minna, et kui sellises olukorras, kus see risk on suur, ise müüa, tihti protsess lõpebki alla seda, mis potentsiaalselt võiks teil tulemus olla, ehk saate müügist vähem raha kätte, et tõenäoliselt ka pikem protsess tuleb. Aga kellele see on siis selliseks reaalseks probleemiks? Sellepärast, et turg on harjunud ka juba, kui hindamisakt tuleb seal 2-3 tuhat müügihinnast madalam ostjal, mis siis ikka, nii palju suurem oma finantseeringu ikka leian. Siin küsimus on rohkem see, kus need käärid hindamisakti ja müügihinna vahel võivad suuremad olla, kus reaalselt siis hakkabki asi siia poole liikuma, et tuleb allahindlusega võib-olla leppida. Hindamisakt võib siis probleemiks tulla näiteks, kui müüte tüüpilisest planeeringust väiksemat korterit, kus üldhinda te saate küsida, aga ruutmeetri hinna sajab juba nii kõrgeks, et hindaja lihtsalt hindamisaktil ei suuda seda põhjendada. Või näiteks uues majas. See aeg, millal teie korteri ostsite ja millal see valmib uusarenduses, julgelt võib kuskil 6 kuud olla rohkemgi, mis turg selle aja peal on teinud. Pluss te panite köögimööbli ka võib-olla, korterist sisse väärtus kasvab, aga hindaja tahab sama arenduse tehinguid vaadata võrdluseks. Aga need on kõik sellest ajast, kui arendaja veel müüs hoopis teise hinnaga. Ehk siin võib hindamisakt väga tõsiseks probleemiks tulla. Akt võib tulla ka probleemiks, kui näiteks objekt asub piirkonnas, kus lihtsalt ei ole sarnast vara. Ütleme, ma ei tea, suur 5-toaline korter suure terrassiga Viimsis. Lihtsalt ei ole sarnaseid objekte olemas. Või ka asukohad näiteks Tallinna kaugemad satelliidid seal, Keila, Jüri. Sul võib-olla isegi täitsa tavalise korteri puhul tehingute andmebaasis, et 5 võrdlustehingut saada, peabki vaatama 6 kuu vanuseid tehinguid ja hindajal on seal siis keeruline hinda põhjendada. See võib ka olla kihvtide objektide puhul, mis ongi nii ainulaadsed, kus selline nõudlus on, inimesed tahaks osta, aga ma ei tea, Koplis kuskil taga mingi megaäge korter, lihtsalt ei olegi teist sarnast olemas. Hindajal on jällegi raske seda põhjendada. See võib ka olla täitsa tavaline piirkond, täitsa tavaline korter, aga on lihtsalt nii head müüki tehtud, et seda hindajal on keeruline põhjendada. Miks ma tean sellest rääkida? Meil on kogu aeg see probleemiks. Aga mis siis müüjana teha, kui sa müüd objekti, kus on oht, et hindamisakt tuleb allapoole müügihinda? Kui sa saad piisavalt palju huvilisi kohale, piisavalt hea traffiku genereerid, siis kindlasti tuleb valida ostjad, kellega sa tehingusuunas edasi liigud. Võib-olla sa saad ostja, kes tuleb ja ostab ilma pangata.
kõige parem ostja. Tema puhul hindamisakt ilmselt ei tulegi küsimuseks, aga no see on ka kõige väiksem šanss, et ilma pangata ostja saate. Neid tehinguid lihtsalt on niivõrd vähe. Aga ostja valikul ka näiteks peaks eelistama ostjad, kellel on suurem omafinantseering. Võib-olla tal on suurem omafinantseering sellepärast, et ta müüs enda eelmise kinnisvara, et teie oma tulla osta või seda alles müüb. Väga hea ostja teie jaoks, sellepärast et suure tõenäosusega temal enda müügist on üsna suur omakapitali puhver, et kui ka hindamisakt tuleb madalam, tal on piisavalt omakapitali pangale näidata, et ta saab tehinguga edasi liikuda. Võib ka mingitel muudel põhjustel olla, aga siin ostja valik kindlasti oluline, et valiksite piisava ostja, kellel on siis piisavalt palju pangale sissemakseks raha näidata. Sa võid ka ostjaga broneerida. Kui sa ostja valikul panid täppi, leidsid piisavalt suure omafinantseeringuga ostja, siis broneerimine vähendab sinu riske, et see ostja kukub või tuleb allahindlus. Broneerimisel mõlemad tegite otsuse, tema tegi otsuse, jah, ma tahan seda korterit, sina tegid, jah, ma müün sulle ja broneerimisel te fikseerisite müügihinna. Hiljem, kui hindamisakt tuleb allpool, kui tal on otsus juba tehtud, okei, mul on oma finantseering piisav olemas pangale näidata, suure tõenäosusega ta liigub tehinguga edasi, sellepärast et broneeritud, otsus tehtud, kuskil on allkirjad juba all. Kui asi juba hindamiseni jõuab, sa võiksid küsida hindamisakti mitmelt erinevalt hindajalt, et näha, mis tasemele keegi oleks valmis hindamisakti kirjutama, et kõige parem akt siis tellida. Sa võid ka hindamise ostja peale jätta, kui ta tõesti nii väga tahab, võib-olla ajabki kuskilt hindamisakti välja või siis pigistab silma kinni ja saab siis selle oma finantseeringuga vahe katta. Aga siin, kui tõesti ühtegi sammu mitte teha, siis risk ostja kaotada või allahindlusega lõpetada aina kasvab. Mis siin tegelikult on vaja teha? Nüüd ma räägin pool naljaga, aga olukorras, kus sul on suur risk, et hindamisakt tuleb allapoole müügihinda, võta hea maakler. Sellepärast, et kui sa ka näiteks hindamisakti küsid mitmelt hindajalt, kui sul sisend on sama, tihti siin tulemus on ka üsna sarnane, müüjana ise ostja finantseerimist kontrollida, üsna keeruline, osapoolena ise läbirääkimised väga hästi viia on üsna keeruline. Ma räägin ka ühe loo, miks sellises situatsioonis maakler võtta. See on üks objekt, mis me hiljuti müüsime. Ta oli algselt tegelikult omanikel endal müügis, 3-toaline korter Kristiines, paneelmajas, üsna värske remondiga. Tal oli viimase 3 aasta jooksul kõik toad täielikult renoveeritud, hiljuti just köök sisse pandud, väga hea nägi välja, aga huvi pigem madal. Siis suhtlesime omanikega, saime kokku, käin vaatan korterit, mõtlen, et kurat, 145 000 müügis ja huvi pole. Sellise eest võiks 150 000 julgelt küsida. Ju siis portaalis võib-olla ei tulnud nii hästi välja, et tegelikult on ilus korter. Võib-olla ei saanud aru, et ongi värske remondiga, korter näeb väga hea välja. Aga siis omanikud ütlevad mulle, et meil on hindamisakt ka, 138 000, müügihind oli 145. Meil müügiga on aega, hinnas kohe ei tahaks alla tulla, aga mis sa arvad? Kõigepealt tuleb mõelda, et miks huvilised kohale ei jõua, kuna korter on tegelikult kihvt, siis tegeleda akti probleemiga. Aga selgitasin ka neile kõigepealt, mis sealt positsioneerimise poole pealt selline hüpotees oli, et tuleb muuta, aga ka siis hindamisakti osas sellist väljakutset selgitasin ja siis paar ideed andsin, neil lõi antenni põlema, aga räägin siis, mis me seal tegime nendega. Esiteks me tegime korteri homestaginguga giftiks. Meil on meeskonnas professionaalne sisekujundaja, kes meil aitab kõik objektid müügiks ette valmistada. Siin, nagu ma ütlesin, korter nägi tegelikult enne ka ilus välja, värske remont, köök väga vinge, aga
ta nagu portaalis kuidagi ei tulnud see välja või ta nagu seal portaalis ei löönud särama. Siis sisekujundaja aitas seal omanikuga koos, sättisid kõik ilusti, sai meie poolt dekoori müügiperioodiks laenule anda, nad said seal kõik ilusti ette valmistada. Seal oligi korteril natukene vaja aidata presenteerida. Fotograaf tegi pildid, siis nägi juba nii hea välja, et sa saidki öelda Kristiine kõige vingem korter praegu pakkumisel. No, väikene selline positsioneerimisega homestaging meil väga hästi aitas korteri nagu seal portaalis saadagi selliseks vingeks välja nägema. Teiseks me tegime virtuaaltuuri korterist, mis võimaldas ostjal juba nagu sellise eelotsuse ära teha. Virtuaaltuuriga ostja saab seal portaalis ringi käia, kõik 360 vaadata, näeb planeeringu ära, seisukorda näeb väga hästi, selle eest sai varja miskit, kui sa 360 saad seal vaadata. Ühesõnaga, ostja saab virtuaaltuuriga esimese demo endale juba ise ära teha. Ehk läbi selle me saimegi ostjatel võimalikult lihtsaks teha selle, korter meeldib, läheme vaatama. Tänu sellele me saimegi maksimaalselt iga huvilisi ära kasutada, kes meil nüüd ilusa korteri peale kuulutusele jõudis ja nemad otsustama, läheme kohe vaatama, meile see korter meeldib. Kuna kogu eeltöö oli meil väga hästi tehtud, korter nägi nüüd ka portaalis väga hea välja, siis otsustasime, panime 152 000 ta müüki, hinda viisime veel üles ja me saime väga hea traffiku. Põhimõtteliselt esimene tutvumispäev kohe esimesel nädalal, seal mingi 4 päeva hiljem 3 huvilist kohal ja see oligi oluline, et me suunasime nad ühele päevale, kuna esimene tutvumispäev 3 huvilist iga 15 minuti tagant, 3-2 olid sellised, pluss miinus, 3, kuna see oli juba ühest objektist ilma jäänud, mis ta tahtis, turg oli teda juba koolitanud, siis tundsime ära, et need on valmis otsustama ja saime nemad broneerima. Tänu sellele, et meil oli esimesel tutvumispäeval traffic, tänu sellele, et me suunasime nad, nemad nägid ka, huvi on objekti vastu, vaja otsustada ja me saimegi esialgse hinnaga, nagu siin, me saime esialgse hinnaga nendelt otsuse kätte ja saime objekti broneeritud. Nüüd ostja oli meil olemas, nüüd hindamisakt, mis me arvasime ise, et kõige suurem probleem meil tuleb, kõige suurem selline väljakutse. Ostja oli olemas, 152 000 ja hindamisakt, varasem hindamisakt 138 000. Aga kuidas see akt saadi? Helistati tervist, vaja korter müüa, nüüd meil vaja hindamisakti, mis hinnaga on realistlik müüa. Tegelikult nende puhul ei olnud, neil oli ühe teise laenutarbeks hindamisakt tellitud, aga selles mõttes hindamise jaoks ega see otseselt parem ei ole. Hindaja tuleb tühja koha pealt objekti hindama versus mina helistan, panime korteri 152 000 müüki, esimese nädalaga kõva traffic, kohe kliendipäeval 3 tükki, 3 huvilist, 1 valmis kohe esialgse hinnaga broneerima, vaja ära hinnata. Ega hindajale on see samamoodi müük. Tema vaatab ilus korter, kõva nõudlus, kohe ostjad olemas esialgse hinnaga. Muidugi ta vaatab objekti natukene optimistlikumalt ja hindamisakt tuli 150 000. Kuna me eelnevalt olime ka ostjaga natukene testinud, kui palju oma finantseeringut on, siis see 2000 juba vahe, see ei olnud mingi probleem. Liikusime ilusti tehingusse välja. See on tegelikult näide olukorrast, kus tasub maakler võtta. Kui on risk, et hindamisakt tuleb madalam, kui on selline potentsiaalne müügihind, siis tihti müük lõppebki sellise keskpärase tulemusega. Hea maakler suudab seda väljakutset ette näha, suudab müügiprotsessi piisavalt hästi ellu viia, et päeva lõpuks sa saad rohkem raha endale taskusse. Nii et loodetavasti ma sain siin mõlema vaatevinkli alt ideid anda, aga igal juhul tänan vaatamast. Näeme järgmisel korral.
tšau!